esimese eelsõidu saime kaardi enam-vähem töötama ja võitsin enda eelsõidu. Teine eelsõit oli hea, teine koht tuli väike sõiduviga sisse ja läks hoog hästi maha. Ja kolmas eelsõit oli hea, võitsin. Nendel rootslastel ja norrakatel on hästi hea start. Said nad ees minema, aga sõiduga jõudsin kogu aeg järgi, et nad nagu väga kiired siin rajal ei olnud. Finaalis startisin kõige esimesena ja kõige seest. Said jälle need kaks minu kõrval. Said head stardi, tuli hakata sõitma nii hästi, kui ma oskasin. Üks läks kohe esimesel ringil Jokkeris ära, siis ma sain teiseks. Siis käisin mina vist teisel ringil Jokkeris. Ja siis ma jõudsin veel tollele järgi ka, kes oli ees, kellel ei olnud Jokker võetud. Ma pidin natuke maha jääma, sellepärast et prillirull kiilus kinni, et ma ei saanud seda tõmmata rohkem ja ühe silmaga nägin. Ja siis tema läks Jokkerisse viimasel ringil ja siis sain mina esimeseks ja siis näidati ruudulist finišilippu ja võitsin. Kvalifikatsioonides tempo oli hea ja kohad olid ka täitsa arvestatavad, et kolmas kvalifikatsioon läks ainult natuke untsu ja siis sealt ma andsin ära mõned vajalikud punktid, aga ikkagi sain esirea pealt startida esikoha pealt, aga stardi siis finaalis keerasin reaktsiooni aja ja valepöördega ka natuke nässu ja pidin ühe koha ära loovutama. Siis finaalis peale starti ikkagi ütleme nii, et pidin pingutama, otsisin kohta, kust ees olevast konkurendist mööda saada, aga kuna siin rajal nii lihtsaid möödumiskohtasi ei ole, siis andis ikkagi otsida ja lõppude lõpuks ma ei leidnudki. Aga õnneks siis see konkurent, kes mul ees oli, läks Jokkerisse ja päästis mind siis nii-öelda vabasse vette ja sain hakata oma tempot tegema ja kõik töötas ja lõppude lõpuks olin ikkagi peale Jokkerit esimene. Ja ma arvan, et päevaga täitsa rahule jääda. Tegemist oli meie jaoks siis esimese Netsi etapiga sellel hooajal. Varasemalt oleme küll Netsi sarjas sõitnud, kuid see hooaeg tegelesime rohkem siis noortega. Et kuna see Netsi etapp nüüd koju kätte toodi, siis igal juhul tuli starti tulla ja võrrelda ennast siis Skandinaavia tippudega, kes siia kohale on tulnud. Päev algas üpriski keeruliselt, maadlesime siin natukene erinevate tehniliste probleemidega. Et päris nii-öelda tippkiirust veel arendada ei saanud. Aga finaalis natukene oli siis konkurentide ebaõnne ja mul oli täna lihtsalt rohkem õnne ja eks ta nii selles spordis on.